hommikust! Meil on täna viimane Neeme hommik sellel aastal. Viime Pauli kooli ja sõidame kohe ise maale. Ja täna on meil plaanis piparkookid. Suurpuhastus. Ja alustame suurpuhastusega, jah. Et oleks mõnna. Davai, let's go. Davai, tšau. Tšau, poja. Davai. Eesti tuleb mulle järgi. Jah. Näeme, tšau. Noh, tahad kooli minna või? Jaa. No tere hommikust! Just lõpetasime sauna, aga nüüd hakkasime tööle. Kui ma tavaliselt alustan hommikut jänestest ja kanadest, siis täna ma saan alustada oma abikaasast. Tere! Ja järgmisena kanad. Mul juhtus selline piinlik asi täna, et meil oli kokku lepitud Poho hetke Kairega. Saame minna Pauli kooli ja siis saame Ülemiste parklas kokku ja ta annab mulle jõulupärjad. Aga mulle just helistas Merju ja ma olin pikas kõnes, nagu ikka sõbrannadega on ju, eks ju, vahel tund aega räägid. Ja kui jõudsin juba peaaegu Valgmaale, siis vaatasin, et Kaire oli mulle kirjutanud, et kus sa oled. Ütleme nii, et on olnud uhkemaid momente kui sel hetkel. Aga noh, tegu on väga hea inimesega ja mulle tundub, et ta juba andis mulle andeks, aga ma lähen täna õhtul uuesti siis Tallinnasse ja panen talle mingi paki kokku ja tere hommikust teile ka. Te olete minnud. Tänane päev on olnud juba ootamatult sisukas. Meil käis üks pruutpaar. Margo järsku astus mul uksest sisse, ütles, et keegi tahab jutustada natukene. Nii et äkki saame ühe ilusa maipulma endale. Mai on minu kõige lemmikum kuu, millel ma tahaksin, et Indreku talus on pulmad, sellepärast et meil on imeilus õunapuaed siin samas talvoovis. Ja mul on alati nii kahju, kui need õunapuud õitsevad ilma, et need mingisuguse bio või pruudi või kellegi tarbeks kasutada. Nii et võt, see oleks küll väga tore. Aga nüüd me lähme mammuga käime Paides. Marile tuli üks tellimus. Ta nimelt heegeldab selliseid väikseid nunnusid. Hetkel küll võttis väikse pausi sellest, aga kuna see tellimus oli väga ahvatlev, siis, ja talle meeldib elemente heegeldada, siis ta võttis selle vastu, aga nüüd ta peab tegema pühapäevaks 3 elementi. Siis on mul täna plaanis hakata kappe ja riiuleid sorteerima, et homme teha põhjalik pindade puhastus siis. Mul isegi aknad tegelikult sügisest pesemata, nii et äkki praegu on täpselt siuke ilm, et sobib ka akende pesuks. Saad praegu siit kõik, jah? Jaa. Super. Silmad ka said, jah? Ja ma võtan siit 6 silma. Tulin Coopi, et osta siis vabanduskingitus ja ma leidsin, mis on väärt kingi pakki panekuks. Murakamoos. Vaada kinda. Asi on, mis on vastu jõule läinud päris ägedaks, on küünalde hinnad. Et kes just kurtis, et käsid ja küünlad on nii kallid. Ei ole. Tulge vaadake poes, mis täitsa tavaline küünal maksab. Ma pakin selle aasta esimest jõulukingitus. Või noh, see ei ole jõulukingitus, aga jõulutemaatiline kingitus. Nii. See on nüüd kulda väärt. Kõigepealt läheb rabarberimulli jook ilma alkoholita. Ma ei tea, see on liiga väike korv. Noh, kes tuleb? Pere, mis tuleb? Tasa. Et mis juhtus see, et esin seal
nagu te nägite, pesin seda tünni seal onju. Ja siis tuli mingi härra ja mingi härra ütles, et juhtus see asi, et keegi sõber jäi kuskil põllu peale kinni. Mis ta põllu peal tegi? No ma ei tea, kus see ringi keerama. Ma lähen seda kohe vaatama sinna, kus nad siis kinni on. Aga et äkki tulete aitate välja tõmmata. Ma ütlesin, et mul endal ei ole küll aega, et ma võin anda traktori. Ma andsin neile traktori. Okei, aga nüüd sa lähed vaatama, mis nad teevad meie traktoriga või? Õnneks oli Tomi traktor. Hädasoli on seal. Kuskil hakkas lihtsalt põllu peal vist ringi keerama ja jäi oma õnnetu bussiga seal kinni. No midagi hullu ka ei ole. Sõit oli! Oli see vast sõit. Tasus ikka hommikul unustada ära. Nüüd sai tulla korra veel linna ja no õnneks ma sain poja ka kaasa võtta. Aga kuskilt juba Kairo tuleb. Emme läks meelest ära, mul rahvatants on, pidin pool tundi ekstra ootama. Ei läinud meelest ära, ma pidin kaupmehest läbi jõudma. Läks küll. Oi, kui ilus jälle kõik. Nii, need on siis, ma saan aru mulle. Ja nüüd me vaatame siis, mis võiks loosi pakki minna. Mulle meeldib see. No kõik on ilusad. See on nagu oleks meie jänku need sabad. Ma pean enda emadusega välja tegema. Jah, ma olin nõus Burger Kingi tulema, kui Paul mulle ostab. Meil tegelikult oli vastupidi. Ma ütlesin, et ma tahan süüa midagi. Ja kuna Paul vaeseke pidi mind ootama rahvatantsus pool tundi, sest ma pidin käima kaupmehest läbi, siis... No mis tahad? Ma läks. 9.15. Õnneks pärast tuleb emme 15 tagasi. Nüüd ma jään profitiks. Tänane päev on olnud täitsa... Ütleme nii, et nendest vlogmassi päevadest kindlasti kõige, ma ei tea, tohuva pohum. Kuna ma magasin öösel nii halvasti, ma üritasin päeval magada. Ja siis tuli järsku see õhtul Tallinnasse minek ja ma ei tea üldse, mis materjali me siit täna vlogi saame, aga kindlasti ta midagi tuleb, aga tõenäoliselt õhtul hilja. Ja toit nüüd jõudis? Paul räägib mulle kogu aeg, et me teeme vanainimest YouTube'i, et ainult üks hetk peab olema, kus ma hammustan. Keegi viitsi vaadata, kas sa sööd? No, Pauli arust ei viitsi keegi üldse mitte midagi vaadata, aga ometigi vaatavad. Ja ma tervitan kõiki vaatajaid. Mul on selline tore, ma arvan, et see on nüüd varsti 300 kilomeetrit täis. Selline tore, tunne Eestimaad reis täna, edasi-tagasi, tšukka-vukka, trallalla. Kõik podcastid on kuulatud. Mul oli ka suht huvitav päev ju. Algul 2 tundi bussi, mis 2 tundi? 1,5 tundi bussiga kooli. Siis, ei täna isegi läinud bussiga ja täna viisid sa mind ära. Sa tulid Neemest täna. Keegi ei mäleta enam. Mul ei ole midagi enam selge, ma olen nii väsinud. Ma on vaheaega vaja. Ja õnneks kohe tuleb. Ega see rahvatants lõpus on ka raske. Aga noh, pole hullu, vennad ei ole päevad ja piparkoogi teoni me ei jõudnud. Homme teeme. Me teeme, jah. Või siis ülehomme. Ülehomme on vaba. Ma olen juhtumisse. Mul ei ole ka midagi tarka öelda. Ma olen nii väsinud tänasest päevast ja mul on kõik asjad tegemata. Mul oli tänases päevaplaanis selle toa suur puhastus. Lihtsalt ma väga vabandan. No, Joe, tule tee teraapiat mulle. Aga ma sain imeilusad jõulupärjad pohohetkede käest. Nii et meil läheb loosi korvi. Läheb 2 tema imeilusat pärga. Mis ma veel ära jõudsin teha? Mitte muhvigi. Tšau! Issand, kui armas. Paul pidi rahvatantsus mind vist 40 minutit ootama. Ja võt, täna on selline päev. Aga teeme selle loosi ära ja lepime kokku, et järgmised päevad on paremad. Issa, ma räägin juba üle päeva, seda juttu. Et ma väsinud vist. Ma näitan neid pohopärgi ka, need on hästi ilusad. Vaatad ilusad. See on nagu, see sümboliseerib meie jänkusid, jänkusabasid.
täpselt sama armas. Kuulge, ei pea olema. Võidu, kui ma selle välja jätaks, kas jänkud sööks ära ka või? Ma arvan küll. Ei, teate, kes sööks? Säde. Säde sööks kohe ära. Nii, ja vaata seda. Imeilus. Ja see on, kusjuures, see on selline pärg, et see on juba kuivatatud või nendest, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, need, mis on need elus nagu surnud elusroosid. Samamoodi on need töödeldud. Nii et see on põhimõtteliselt igavene. Minu arust need on nii ilusad. Ma olen väga võlutud sellest kaunisusest. Ja ütle stopp. Stopp. Nii mõnus tundub teil seal maal olevat. Nii, Kerlin. Nii et, aga lepime siis kokku, et homme tuleb sisukam päev. Vähemalt nii palju sisukam, et ma saan suurpuhastusega alustada.